Üks suuri dilemmasid, mis alustavatel ettevõtjatel sageli on see, et kui kiiresti me võiksime kasvada. Tulud on alguses üsna väikesed ja sageli me ei saa ka endale maksta mingisugust tasu, vaid meil on olemas idee, meil on olemas usk, et see äri loob teistele väärtust ja sellel on potentsiaali. Üks selliseid tüüpilisi otsuseid, mida ettevõtjad teevad, on see, et ma saan võimaldada oma meeskonna täpselt nii suure, nagu mu äri tulud võimaldavad. Ehk sa hakkad orgaaniliselt kasvama. Ühel hetkel tulud on sellised, mis võimaldavad võtta oma esimese töötaja. Vastukaaluks võiks panna iduettevõtluse ja mida nemad teisiti teevad, on see, et nad kaasavad kohe suures hulgas kapitali just selleks, et oma meeskonna kasvatada. Üks on siis selline aeglane kasv ja väikeste riskidega ja teiselt poolt on siis kiire kasv ja suuremate riskidega. Ja ma arvan, see tõde on seal kuskil kahe vahel. Ma usun, et ei ole olemas niisugust ühte hetke, kus sa saad öelda, et kui sa jõuad sellisesse punkti, siis sa võid lülitada teiselt käigult kolmandale käigule. Iga ettevõtja võiks siis tunnetada, et kui sa näed seda, et turg juba soovib seda teenust või toodet, mida sa turule pakud, see nõudlus on piisavalt suur, siis võib-olla see on see koht, kus sa võiksid teha ühe suurema investeeringu oma ettevõttesse, suurendada oluliselt oma meeskonda, võib-olla see viib su äri teisele tasandile.